Järgnevalt räägin siis, kuidas AutoCADis kasutada jooniseid üksteise sees. Ja selleks on käsklus xref, mida me võime siis kirjutada käsureale xref, mis avab sellise dialogakna või otsime üles ülevalt ribonilt view ning xref paleti. Jooniste üksteise taustaks võtmine tähendab siis seda, et hetkel on mul avatud üks joonis, kus on märgitud siis torude asukohad. Teises joonises on olemas geoalus. Mis on geoalus, sellest võib-olla mõni teine tund. Aga siin on siis näha, kus on hooned, kus on võib-olla teised kommunikatsioonid ja trassid ning võib-olla ka aadressid. Ja selleks, et nüüd näha neid kahte joonist koos, saan ma need tõsta siis üksteise siis peale või siis üksteisega kohakutti. Ja selleks ma avan siis projekteeritud torude joonise, mida ma nimetan siis peremees jooniseks, millele siis läbi external reference'i ma saan võtta taustaks geoaluse, mida äsja näitasin. External reference'idena saab kasutada TVG faile, pildifaile, TVF faile, TGN faile, Adobe PDF faile ja ka punktipilvi ning muid mudeleid. Põhilised on vast need esimesed, ehk siis joonised, pildid ning PDF failid, mida me tunnis kasutame. Ja siit ma siis valin Attach TVG ning otsin üles geoaluse, mida ma olen siin varem juba ka näidanud ning geoaluse sisse toomisel on oluline siis ka teada seda, et mõlemad joonised peavad olema ühes mõõtsüsteemis. Antud hetkel on nad meil mõlemad meetersüsteemis. Ja jooniste sisse toomisel, kui me räägime koordineeritud joonistest, mida siis geoalused ja antud hetkel need joonised on, siis me saame jätta siin kõik parameetrid muutmata, ehk siis automaatselt sisestatakse joonis õigesse kohta. Lihtsalt on hea teada, et selle toimingu käigus on võimalik siis jooniseid nii suurendada, kui muuta ka nende asukohta, kuhu nad joonisesse tulevad. Valides OK, näemegi taustal siis seda sama geoalust, mis kuvatakse meile siis küll hallina, kuid kui me nüüd liigume edasi väljatrükki, mida me eelnevates tundides oleme vaadanud, aga saame seda siis korra siin uuesti meenutada, siis valides nüüd ala, mida me soovime trükki lasta. Siin on ilusti lehe kontuurid tehtud, fit to paper. No, võtame siit võib-olla mõne teise. Siis väljatrükil paigutades ilusti joonis paberi keskele, näeme siis nii geoalust kui ka torusid siis värviliselt. Ja joonis ongi sobiv väljatrükiks.